Aitäh! Head kuulajad, lubage alustada kahe ülestunnistusega. Esiteks, kuigi mul peaks olema koduväljaku eelis, siis kui Taavipäev rääkis, et ta ei ole kunagi siin puldis seisnud, mina olen küll, aga ikka ei ole mugav. Ikka on kuidagi selline paha ja imelik tunne. Teiseks, selle ettekande koha pealt oli alguskoht selles, et professor Jüri Kivimäe oli algselt kavandanud rääkida siis kirjalike allikate põhjal Tartu kaubandusest, mistõttu mul tundus olevat hea võimalus minna siit edasi arheoloogia võimaluste juurde. Aga professor Kivimäe ei ole täna siin saalis, mistõttu see ettekande algus võib-olla jääb pisut õhulisemaks, kui oleks olnud mõistlik. Asja juurde minnes. Tartu kaubanduse arheoloogilisi kajastusi on otsitud ja leitud ammu enne meie eluaega. Tahaks öelda enne meie aega, aga see võib-olla on siiski liialdus. Pikk on nii ajaline raam, saame importkaupadest rääkida alates kiviajast kuni tänapäevani välja. Mõnel juhul pälvisid leidjate tähelepanu hoopis teised asjaolud, meenutades siin koha peal publitseeritud ja siinsamas majas avatud näituse tarvis ka reprodutseeritud kivikeraamilist kannu. Pisut tõsisemalt on teemaga tegeletud üllatavalt episoodiliselt. Muinasaegse Tartu kaubasidemete tuvastamisel on mõistagi vaadatud nii ida kui ka lääne suunas. Hiljuti on Mauro Giutsoo näiteks viikingi ja mündiaarete põhjal Tartul näinud olulist rolli tolleaegsel Bütsantsini ulatuval kaubateel. Keskaegse Tartu kaubanduse arheoloogilisest uurimisest on 1999. aastal artikli avaldanud Ain Mäesalu. Mööda minnes on kaubanduse teemat puudutanud mitmed teised uurijad, seda nii eseme uurimuse kui ka Tartu linna tähtsuse ja siinsete linlaste peamiste tegevusalade vaates. Püüdes pisut üldisemalt küsimusele läheneda, võiks kõigepealt alustadagi arheoloogilise uurimise võimaluste tutvustamisega. Teatavasti on praeguse niinimetatud kolmanda loodusteadusliku revolutsiooni tulemusel muinasesemete uurimise tööriistakast ning sellega seoses ka uurimisvõimalused oluliselt avardunud ning sageli võime lugeda artikleid ühe või teise eseme valmistuskohtade või suisa muistsete inimeste rändeteede välja selgitamisest. Seega, kuidas see kõik seostub Tartu kaubanduse kujunemisloo ja esemete liikumisega? Kui muinasaegse kaubanduses peame valdavalt mõistagi tuginema kogutud leiuainesele, siis keskaegse kaubanduse kohta on hulk infot selgunud kirjalike allikate põhjal. Piisab, kui nimetada Tartu kontekstis 1980. aastal avaldatud Tartu ajaloo ülevaates Endarveli kokkuvõtet, hilisemas ajas Jüri Kivimäe ja rahanduse osas Ivar Leemuse uurimusi. Sisuliselt on siis kaks võimalust, kuidas arheoloogilist materjali kasutada. Kas siis lähtuda kirjalikes allikates olevatest andmetest ning püüda neile juurde leida materiaalseid vasteid või siis tugineda pigem arheoloogilisel ainesel, lähtuda importkaupadest ja püüda neid tuvastada, mis ei pruugi aga alati olla üheselt eristatavad pelgalt arheoloogiliste leidude põhjal. Kui Liivimaa kaubanduse uurimislugu on kaunis pikk ning uurijate nimekiri aukardust äratav, nimetame siin kohapeal vaid Gunnar Mikvits, Hanna Hroškevitš, Natalja Kasakova või käesoleval sajandil Karsten Jaanke töid, siis peamised kaubad, mis Liivimaad läbisid, kuuluvad põhikooli ajalookursuse valdkonda. Kontrollisin täna hommikul 7. klassi õpikust. 7. klassi lapsed endiselt peaksid õpikust lugema, mis liikus idast läände ja mis läänest itta. Üks Tartu kaupadest oli vaha. Tõenäoliselt slaidil olevad vahakettad on meie kõige enam rännanud esemed, mitte siis rääkides ainult sellest, mis on juhtunud enne seda, kui nad maapõue jäid, vaid ka pärast avastamist on nad vähemalt 2 korral käinud Saksamaal näitusi ilmestamas. Leitud on nad Tartu jäätmekastist Rünno Vissaku järgi 14. sajandi leiu kontekstist. 1980. aastate lõpul toimus ka esmane koostisanalüüs, mis siis jõudis järeldusele, et väga tõenäoliselt toonaste andmete põhjal saame me rääkida just nimelt mesilasvahast. Vahaga kauplemise kohta on külaliselt
küllaldaselt infot kirjalikes allikates, ent arvel on suisa nimetanud vaha üheks Tartu kaupadest. Tartus on toimunud ka vaha praakimine, mis siis sisuliselt on tähendanud seda, et kvaliteedi nõuetele mitte vastav kaup Tartust edasi liikuda ei oleks tohtinud. Samuti on siis illustreeritud üht juhtumit, mille puhul oli soov ebasobiv partii ette üles osta, Pihkvas praagimärgised kõrvaldada ning Narva kaudu ikkagi ringlusse saata. Ehk siis siin nähtavad vahakettad ei ole mõistagi kõige suuremad, mida tollasest ajast teada on, kuid ilmselt tänu sellele, et nad siis sinna prügiauku mitmesuguste väljahiidete keskel jäänud on nad meie päevini säilinud ja saavad oma ringkäiku jätkata. Kuidas see kõik Emajõe teemaga seostub? Nimelt idasuunalise kaubanduse puhul just professor Jüri Kivimäe on eeskätt rõhutanud veetee tähtsust mitte ainult siis laevaliikluse, vaid ka talitee võtmes. Seega kõige parem viis kaupade liigutamiseks Tartust Pihkva suunas kahtlemata oli veeteed pidi. Aga hetkeseisuga mul ei ole võimalik selle vaha kohta mingit täiendavat infot välja pakkuda. Loomulikult võiks käsitleda ka üldisemal teoreetilisel tasandil seda, mida arheoloogia allikaid kaubanduse kohta lubavad öelda. Mainisin juba põgusalt siis võimalust arutleda kaubateed kui selliste üle, aga kauplemisvahenditest rääkides ilmselt kõige rohkem on ikkagi tähelepanu pööratud rahale. Tartu on siis üks koht, millel oli mündiõigus ja mis seda 13. sajandist alates ka kasutas. Saan lõpuks hakkama. Slaidil üleval oleval mündil, mis siis ei ole pärit Tartust, vaid Loosi matmispaigast, on nähtud seos Tartu esimese piiskopi Hermanniga ning neid münte on leitud suhteliselt väikesearvuliselt. Siiski võiks siis nende mõnede leitud müntide põhjal oletada seost hilisema piiskopkonna aladega Tartu mündinduse seisukohalt. Slaidil all olev ristatud mõõga ja võtmega verming, siis samuti prakteaatne penn, on märksa laiemalt levinud ja mitte ainult piiskopkonna alal, vaid siis ka Lõuna-Eestis ja Liivimaa aladel laiemalt ning hiljuti siis Tartu maakonnast välja tulnud aarde põhjal on nähtud vähemalt 25 eri münditemplitega vermitud sellist münti. Seega saame öelda, et tegemist on kindlasti pikema aja jooksul vermitud rahadega. Enamasti dateeritakse neid 1260-ndatest 1330 aastateni. Eriaegseid välisverminguid on Tartust teada ajaliselt märksa pikemas perspektiivis. Araabia münte sai juba nimetatud, Lääne-Euroopa münte on tegelikult mina tean kindlamalt ühte, siis muinasaegset hilisemast ajast märksa enam. Ka vispüpennid ei ole siin olulisel määral esindatud. Hansalinnade prakteaatseid verminguid on mõnevõrra rohkem. Vene traatkopikaid ja varauusaegseid verminguid mõistagi veelgi enam. Slaidil on siis üks omapärane leiukogum, nõnda nimetatud konservitehase aare, mis ei ole siin küll tervikuna esindatud, aga silmatorkav on ta nende madalmaade taalrite poolest, mis siis kõik on mündikojast välja tulnud vähem kui 10 aasta jooksul, seega ilmselt jõudnud Tartusse ühe kaubatehingu tulemusena. Huvitavaks teeb selle asjaolu, et on ka lisaks siis medaljonile, mis on siis slaidil üleval vasakus nurgas ja kullatud helmestele ka pigem talurahva ehetena tuntud hõbekrõll samas leiukohas. Ehk siis kui müntide põhjal võiks eeldada, et ühe
korraga siia jõudnud vara, siis siinsete ehete esinemine tekitab küsimuse, kes selle siis ikkagi ühes kivikeramilises kannus maha jätta sai. Liikudes edasi veesidustal teemadel, on Tartust suhteliselt arvukalt loetud oluliseks kalaga seonduvaid toiminguid, mitte siis ainult söömist, vaid ka kalakaubandust. Aasta tagasi Tartu Ülikooli muuseumis toimunud konverents rääkis üsna värvikalt Tartu havidest, nende esinemisest kirjalikes allikates ja sellest, kuidas ja kui kaugele seda delikatessi siis on ka levinud. Siin koha peal soovimata magevee kalade tähtsust kuidagimoodi vähendada, pööraks tähelepanu sellele, et Lembi Lõugase määrangul on Tartust leitud ka arvukalt importliikide esindajaid. Slaidil on siis üleval näha tursaroided ja siis ütleme koljupiirkonnaluud ja see pisike alumisel pildil olev luukatke on siis lesta samuti kolju ümbrusest. Nende puhul lisaks nimetamisele, et Tartusse on jõudnud ka merekalu ja need on siis linlase toidusedelis mänginud olulist rolli, võiks siis korraks vaadata ka isotoopanalüüside tulemusi. Siin tuginen Ülle Aguraiu ja juhitud töörühma uurimistulemustele, mis siis ühest Andres Vauri uuritud Tartu 16. sajandi alguse jäätmekastist leitud 2 tursaluu põhjal üritas need asetada siis toonaste, kuidas me ütleme, veeelustiku paiknemiskaardile. Tartu omad on siis roheliste täppidega märgitud, kuna nad on ühest jäätmekastist, siis tõenäoliselt võiksid nad olla ka korraga siia jõudnud, aga kui me enamasti oleme tursakaubandust seostanud Põhjamere aladega, siis siin on tegemist just nimelt nõndanimetatud riimveeliste või Läänemere turskadega, kelle püügiala on enamasti paigutatud kuhugi Läänemere lõunaranniku või äärmisel juhul siis Skandinaavia lõunatipu piirkonda. Seega mitte alati ei pea siia jõudnud merekalad olema elanud pika elu just nimelt Põhjamere aladel. Pisut üldistavamalt siis sellest isotoopanalüüside võimalusest rääkides ei saa jätta märkimata sedagi, et merekalade esinemine tartlase toidusedelis loob pisut teise fooni siis inimluude põhjal tehtavatele päritolu-uuringutele, ehk siis sõna otseses mõttes mõjutab ka meie arusaamist sellest, kust olid pärit need, kes kala sõid. Liikudes edasi tekstiilikaubandusele, millest on ju samuti kirjalikes allikates väga põhjalikke andmeid, tuginen siin koha peal Riina Rammo 2015. aastal kaitstud doktoritöös avaldatud analüüsile, mis siis toob välja, et Tartu jäätmekastides avastatud enam kui 2000 tekstiilileiust koguni 87% tema andmete põhjal ja tema määratletud kriteeriumide järgi on importkangad. Tõsi, siin tuleb silmas pidada seda, et kanga kaubanduse seisukohalt katsid villakangad, mis Tartus on säilinud olulise, kuid mitte ainuvalitseva osa, ning linased kangad, mida kindlasti samuti kasutati Tartu pinnases sama hästi kui ei säili. Minul teada olevalt praegu Tartust on leitud 3 väikest linase kanga katket. Aga isegi kui selle 87% sees on neid, mille puhul me saame vaielda, kas neid võidi valmistada ka koha peal, ikkagi väga tugev osa siit leitud tekstiilileididest esindavad importkangaid, mis omakorda viib siis kinnitama järeldust, et lisaks sellele, et kangakaubandusel oli oluline roll ida- ja läänesuunalises kaubavahetuses, oli Tartus olemas ka arvestatav kohalik turg sellele toodangule. Slaidil on siis näha ülemisel pildil üks nööbirivi, mis siis võiks, ma eksin ise ära, ei saa kuidagi pihta. No ei õnnestu.
No, kõik saavad aru, mina ei saa. Ühesõnaga nööbirivi, mis võiks kaunistada ilmselt 14. sajandi esimesel poolel olnud meesterõivastuse varukat. Siis slaidil all on meie kõige värvilisemad jäätmekastis säilinud tekstiilikatked, mis siis võiksid mingil määral illustreerida toonast värvipaletti, punased, tumepruunid või mustad ja siis kollakad toonid. Ja siis kõige vasakpoolsem all servas olev pilt näitab siidiga sisse kootud triibumustrit ilmselt 14. sajandi algusest Euroopa suurmoodi, mida üks Lääne-Euroopa uurija on siis ka kuradi rõivastuse nimetuse all kuulsaks kirjutanud. Tõsi, tekstiilide uurimisel ei pea me piirduma ainult tekstiilileidude andmetega. Üllatavalt vähe on Tartust teada kaubaplomme, eeskätt neid, mida võiks seostada kesk- ja varauusajaga. Neistki saame kindlamalt atribueerida praeguste teadmiste järgi vaid üksikuid. Slaidil all vasakul olev plomm, millel on loetavad 3 tähte D, I ja X. Olen ka ise varem seostanud madalmaades oleva turnee linnaga, kuid tundub tõenäoline, et olen olnud eksiteel. Nimelt seda lühendit on kasutatud ka ühe kangasordi saksakeelses või alamsaksa keeles kirjapärast Dornixi tähistamiseks ja tõepoolest neid plomme on enamasti leitud Antwerpeniga seostatuna. Seega tõenäoliselt on nende arvestatav valmistamiskoht siiski Antwerpenis. Vapikilbiga plomm all keskel, samuti siis Tartu Raekoja platsi leidude hulgast on selles mõttes intrigeeriv, et juba 80. aastate alguses Jussi-Pekka Taavitsainen ühes turu kaubaplommide käsitluses on seda seostanud Tallinnaga. Praeguste teadmiste järgi Tallinnas kuni 18. sajandi lõpu, 19. sajandi alguseni kaubaplomme valmistatud ei ole ja ristiklibiga plomme leidub nii paljudel vappidel, meenutame kas või Viini linna, et ilmselt see atribueerimine Tallinnaga on küll selline meeliülendav, kuid mitte kuigivõrd kindel, mistõttu Tartust leitud plommi puhul selle valmistamiskohta mina praegu välja pakkuda ei julge. Varauusaegne plomm Lossi tänava kaevandist siis kõige parempoolsem slaidil on huvitav selles mõttes, et ma ei tea, kui hästi teil see loom siit välja joonistub, käpad ja saba on ehk tuntavad, samuti see P-täht, mis tema selja koha peal on, aga P-le vaatamata pea on peaaegu kadunud. Mistõttu jääb võimalus, kas tegemist on greifi või lõviga. Mõlemal juhul tundub kõige tõenäolisem seostada teda madalmaadega ja ilmselt juba varauusaegse, mitte keskaegse kaubavahetusega. Vaadates kaubaplommide paiknemist Tartus, siis võib-olla kõige ootuspärasem koht neid leida oleks lõunapoolse eeslinna alalt, kus on ulatuslikul alal kaevatud mitmeid paiku, mida saaks seostada prügiladestustega. Paraku toonastel kaevamistel metalliotsijad veel ei pruugitud ja võimalik, et peagi kavas olevad siuru-uuringud võiksid ehk selles osas tuua märksa rikkalikumat materjali. Põgusalt ka importviljadest rääkides. Nimelt Tartu jäätmekastides säilinud orgaanilise ainese põhjal on siis välja tulnud mitmeid selliseid katkeid, mille puhul on raske kahtlustada kohapealset kasvatamist. Ei Kreeka pähkli, viina ega viigimarjade ega musta pipra puhul see ei tundu kuigi tõenäoline. Tatraga on lugu selles mõttes keerulisem, et samuti eeslinna alalt praeguse kesklinna kaubahalli, kesklinna keskuse, varasema kaubahalli alalt on leitud ka Tatra õietolmu arheoloogilisest kultuurkihist, ehk siis tatar ilmselt on Tartus tõesti ka juba keskajal kasvanud. Kõigi nende puhul võib mõelda ka sellele, kuidas need Tartusse võisid jõuda. Üks vihje võib olla siis slaidil üleval keskel olev rosin.
aga ka viigimarjade puhul nende kuivatamine on täiesti võimalik. Ehk siis Tartu puhul see võimalus, et kaubad jõudsid siia hooajaliselt, paraku jäätmekastide materjalis, mis on kujunenud siiski aastate või aastakümnete, mitte siis ühe kitsa hooaja jooksul, nii selgelt välja ei tule. Ühe näitena püüan pisut üle libiseda ka mulle ilmselt kõige tuttavamast lauanõude materjalist, millega on siis kirjalike allikatega võrreldes see erisus, et kui mitmed varem nimetatud kaupu loetakse kirjalike allikate põhjal olulistes kaubaartikliteks, siis lauanõudega kaubitsemine on kirjalikes materjalides oluliselt vähem esindatud, nii kuni sinnamaani, et arvatakse tegemist olevat meremeeste eralõbuga, ütelda isikliku äritsemisega. Slaidil on siis mõned asjad, mille puhul võib arutleda selle üle, kas tegemist on isikliku kaasa võetud majakraami või tõeliste kaubandusartiklitega. Üks 13. sajandi Kesk-Reinimaalt pärit veinikann, sama perioodi siis ütleme Kölni piirkonna nõndanimetatud Pafrati tüüpi kerapott ja mõned klaaskäevaru katked, mida me Eestis teame ainult siis Tartu botaanikaaia kaevandist, tõsi üks ka Toomkiriku kalmistult, mis on pisut ebakindel. Seega nende puhul me ei saa ilmselt rääkida väga ulatuslikust kaubandusvõrgustikust. Samas, kui jääda selle tõlgenduse juurde, et tegemist on isiklikuks tarbimiseks kaasa võetud majakraamiga, selle lähtekoht võiks siis olla see, et need ümara põhjaga kerapotid, mida asuti järgi tegema näiteks Riias, on Tartus suhteliselt vähe levinud. Jääb siis küsimus, mis juhtus siis, kui pott katki läks ja parasjagu uus laev tulemas ei olnud. Kas siis võidi mõelda ka mõne aseaine peale? Tegelikult veinikannude puhul meil need näited on ju olemas. Püüdes vaadata, kust me kerapotte Tartus teame, siis kasutamisareaal tundub suuresti olevat seotud kas siis Raekoja platsi ümbruse või lõunapoolse eeslinna võimalike prügiladestustega. Ehk siis tundub, et vähemalt 13. sajandi teisel ja kolmandal veerandil on suhteliselt piiratud ala, kust me neid praeguseks teame. Tõsi, võimalik, et see pilt on mõnevõrra enneaegne ja petlik. Siin võiks lisada ka punktid, kus neid kindlasti ei olnud, näiteks läbi vaadatud juba nimetatud botaanikaaia kaevandlinna põhja osas. Liikudes edasi, nii keraamika kui ka klaasnõude puhul on võimalik nende päritolu tuvastamiseks lisaks silmaga eristavatele tunnustele kasutada ka loodusteaduslikke andmeid. Klaasi puhul oleme seda teinud siis nii slaidil olevate emailmaalingutega, peekrite kui ka mõnede savinõude puhul. Kummalgi puhul ei saa öelda, et me oleksime saanud teada midagi kolossaalselt uut. Need spiraalkaunistustega klaasnõud, mida siis ülemisel fotol on kummastki servas, meie andmete põhjal võiksid olla pärit siis kuskilt Böömi ja Saksa piirialadelt ja emailmaalingutega peeker tõesti sealt Vahemere ruumist tõenäoliselt siis Veneetsia laguunis paiknevalt Murano saarelt, nagu varemgi on arvatud. Seega saame kinnitada suuresti juba teadaolevalt, võib-olla siis ainult nende spiraalnidiga peekrite puhul pisut kitsendada nende võimalikku päritolu ala, mis omakorda ei muuda midagi teadmises, kuidas nad siia said jõuda ja siin tuleks siiski vaadata eeskätt Hansa kaupmeeste ja Lübecki vahenduse peale. Importkeraamika puhul enamikul juhtudel ei ole põhjust loodusteaduslikke meetodeid appi võtta. Tõsi, lääneuurijad on seda mõnede leiuliikide puhul, kus valmistamiskeskusi, mis sarnaseid tooteid valmistavad, on siis lähestikku paiknemas siiski ka teinud. Aga et see päris nii ei ole, tahaks siis lõpetada ühe erandliku leiuga.
Nimelt mõned aastad tagasi Jakobi 5 praeguse ülikooli haridusteaduskonna alal päevavalgele tulnud tellis sattus proobistamisse, kuidas me ütleme, pigem taustamaterjaliga. Uurijad otsisid asja, mis on kindlasti Tartus valmistatud ja annaks selle kohapealse signaali. Meetod, ma vist ei hakka seda praegu ette lugema, induktiivsidestatud plasma elektronspektromeetria võimaldab siis analüüsida savis olevate metallide hulka. 55 eristatavast metallist on analüüsi võetud 12, mis siis tunduvad olevat kõnekamad. Ja selgub, et Tartu tellis on siis see konkreetne tellis, Tartu savi ja Tartust leitud tellised on ka täiesti siis isotoopsignaalide põhjal välja joonistatud, on siis kõige sarnasem tänapäeval Saksamaal Poola piirialadel asuvast linnakesest Büssovist võetud proovidega. Ehk siis mingil põhjusel on keegi otsustanud liiva merre vedada ja tuua Tartusse koera käpajäljega tellise. Võiks ju arutleda ka selle üle, et äkki toodi siia savi kaasa ja asuti sellest siin tellist vormima, kuid see tundub veel vähem tõenäoline lahendus. Ja päris lõpetuseks, enne kui annan sõna üle, ei saa mööda minna ka sellest kõige vähem olulisest või kõige olulisemast ja nimelt taarast. Tartus me teame neid vaatide katkeid peaasjalikult kaante põhjal, millest siis slaidil olev võiks ehk anda ka ühe vihje seal veetud kaupadele. Nimelt kaanes olevad augud võiksid siis viidata sellele kiriku katuselt mitte aabitsale, vaid hoopis õllekraanile hüpanud kukele. Tõenäoliselt teame ju vaatide põhjal seda, et nad olid sedavõrd universaalne taara, et neid võidi kasutada lisaks vedelikele ja kuivainetele ka näiteks raamatute vedamiseks. Saame enamiku nende tünnide põhjal millestki selgemast rääkida just nimelt kaanele kantud sageli siis peremärke meenutavate kaupmehe märkide põhjal, mille puhul mitmel juhul ka kaubaraamatudes on öeldud, et see või teine firma tegutseb just nimelt selle märgi all. Tõsi, ka siin peab juhtima tähelepanu sellele, mida kolleeg Karsten Jaanke kord välja tõi, et ehkki ametlikus Hansa kirjavahetuses tünnide taaskasutust ei esine, me kõik teame, et praktikas see niimoodi oli ja ühel kaanel võib olla rohkem kui üks raskesti tõlgendatav märk. Aga selle valdkonna uurimine seisab samuti veel ees. Päris lõpetuseks. Tahtsin öelda seda, et arheoloogia andmed võimaldavad nii illustreerida kirjalikest allikatest teada olevat, kui mõnel juhul vaadelda seda Tartus olevat leiuainest, kasutades siis abivahendana nii kirjalikes allikates, loodusteaduslikes andmetes, kui ka leiu analüüsi põhjal välja joonistanud pilti ning jõudes kokkuvõttes selleni, et arheoloogiline uurimine ehk siiski päris lootusetu ettevõtmine ei ole. Ja selle positiivse noodiga lõpetaks. Aitäh! Aitäh Arvile väga huvitava ettekande eest ja tõepoolest väga kahju, et professor Kivimäe kirjalike allikate põhjal koostatav või esitletav ettekanne ära jäi seekord. Aga mis teha? Kas on Arvile küsimusi? Lihtsalt üks kommentaar, et kunagi sai, paar aastat tagasi Tartu Toomkirikusse ja seal on, paljud seda teavad, ilmselt seal on 4 kapiteeli, mis oluliselt erinevad kogu sellest tellisest. Ühesõnaga, see on teistsugune ja Mariann Raismaa käest ma küsisin ka, et mis kivist see on, et kas keegi teab. Ja kaur on ju, raamat on olemas Tartu Toomkirikust kõik ja lihtsalt öeldi, et liivakivist, et selline liivakivist ja seesama mõte, et Eestis sellist liivakivi ei saa olla ja siis kui pandi valgusrõud sinna püsti, siis meil koos geoloogiaprofessor Leho Ainsaarega me turnisime sinna lähedale, eelkõige muidugi Leho ja mis seal salata, siis tegime väiksed, nagu tema tegi väikse analüüsiga ja tõenäoliselt see on pärit Kesk-Euroopast, et ega sa nagu täpselt paika ei saa panna, ehk siis 4 kapiteeli on tulnud kuidagi siia Kesk-Euroopast. Ta ütles, et
täpsemaks ei saa minna, seal tõenäoliselt kuskil Tšehhi kandist ühesõnaga ka üks kaubandus, et 4 kapiteeli on siia jõudnud, miks rohkem ei jõudnud, miks mujale, kas raha sai otsa ja kas nad on lihtsalt toonane IKEA kaup või midagi erilisemat, seda me ka ei tea. Lihtsalt üks kommentaar, et siia on jõudnud 4 kapiteeli kuskilt Kesk-Euroopast. No ma siis kommentaarile vastan ainult nii palju, et kapiteel kindlasti ei ole IKEA kaup. Et see eeldab ikkagi personaalset suhtumist selle tootega. Tõsi, taaskasutuse teemaga kapitalide puhul on ka Eesti kontekstis tõusnud, et on arutletud selle üle, et võib-olla mingid asjad, mis kuskilt jäisid üle, võidi võtta kasutusele teisel kohal. Ma ei ole selles väga veendunud, aga see mõttekäik on tõesti läbi käinud. Aga lihtsalt täienduseks siia ka kõik paestehiskivid Tartust on ju samuti sisse toodud kaup ja siin võiks samuti kaaluda veetee rolli nende transpordi puhul. Aitäh, kas on veel küsimusi? Kommentaare? Ei ole. Ja tahtsin öelda, et Arvi paraku peab peale lõunapausi liginema jälle sellele puldi taha või puldi kõrvale, sest Arvi on ettekandepäeva teise poole moderaator. Nii et sa saad siia tagasi tulla. Aitäh! Aitäh!